kinnitust, esimene hooldus nii-öelda, aga sel juhul on väga midagi alles, nii et ta pani niisuguse tagasihoidliku rea mulle ja praegu nad on sellised, nagu nad on. Mulle tegelikult väga meeldib, kui on tagasihoidlikud ripsmed, et ei oleks nagu, mis vanasti olid mul endale ikka. Aga jah, et on selline plaan käia rihvates ära. Tegelikult ma pidin minema rihvatesse eile, aga ma ärkasin öösel juba üles tegelikult sellega tundega, et rind on nagu väga täispiima ja valus. Ehk siis see tähendas seda, et mul hakkas tulema rinnapõletik. Ja ta tuligi. Hommikuks oli ta käes, ma küll panin last nagu rinnal, aga see ei aidanud, ta sööb öösiti nii vähe, mingi 5 minutit või sellist nagu üli nagu väikest aega sööb, lihtsalt mingi snäkib enam-vähem ja siis magab edasi. Et hommikul märkasin üles, käisin kuumalt duši all, siis pumpasin välja, võtsin parakat sisse ja siis hakkas palavik ja nagu see ring ka väiksemaks minema ja nagu hakkas paremaks minema tervis. Et mul Hugo ajast lihtsalt on see kogemus olemas, et Hugoga mul oli tõesti metsikult palju rinnapõletikke. No tõesti nädalas mingi 3 korda, no tõesti väga-väga palju. Kuniks siis ma lõpetasin selle nibukaitsmega imetamise ja käisin imetamisnõustaja juures ja siis ma sain nendest lahti. Aga muidu mingi kuude kaupa mul oli rinnapõletik. Mega hull, aga nüüd ma nagu teadsin kohe, mis teha. Ja mul on ühe korra vist veel on niisugune, et hakkab tulema rinnapõletik, et siis ma sain ka kohe stopi peale ja seekord siis sain ka nagu väga kiirelt tegutsetud. Oleks mul veel kapsalehte kodus olnud, siis ma oleks sellega peale pannud ja oleks veel parem olnud. Ma loodan, et heli jääb peale, sellepärast et mul on telefon autoga ühendatud ja ma ei ole üldse kindel, et see heli jääb peale, nii et aga ühesõnaga, jah, ma pidin eile minema ripsmetesse ja siis tuli see rinnapõletik ja ma pidin kahjuks ütlema, et ma ei saa minna, aga õnneks ma saan minna täna hommikul. Nii et seda me siis teeme ja mu tervis on palju parem. Et eile õhtul veel oli mingi külmavärinad ja mitte külmavärinad, no keha oli niisugune nõrk ja luud ja kotid natukene nagu valutasin. No nagu ikka palavik on olnud, siis mis tunne siis on, et siis teate enam-vähem. Et selline mul oli veel eile olla, aga täna on täitsa korras. Et jah, nii et käime rihvates ära ja sootame, mis edasi saab. Meeldinud talle, et oma korterisse oli kuulda. Rihvates on käidud. Sellised on praegu natukene on tundlikud sellest liimist ja teibid tegid siia mingi punased jäljed. Aga ma nüüd sõidan koju tagasi, et pakkida asjad ja minna siis Pärnusse. Muidugi, miks me Pärnusse lähme, on see, et ma tahtsin nii-öelda Pärnu suve nautida enne kui suvi läbi saab, aga tundub, et ikkagi jäime natuke hiljaks. Nüüd on läinud mööda mingi 2 tunnikest. Ma käisin vahepeal kodus ära. Toitsin beebit ja siis panin kõik asjad kokku meile 3 siis. Minule, beebile ja Hugole. Ja nüüd käisime tanklast läbi ja sõidame nüüd mu õe poole, et ta peale võtta. Ja siis me startime lõpuks Pärnu poole. Kell on kuskil 2 läbi natukene. Natukene hilisem start on, kui me arvasime, et on. Aga mis seal ikka ei ole midagi. Me nagu nii lähme sinna chillama lihtsalt. Jõudsime kohale. Me oleme Viking spaas. Seekord esimest korda siin. Lähme ja vaatame, kuidas see spa on. Asukoht on väga mõnus kohe siin selle Vallikääru pargi kõrval. Nii et pärast saame minna jalutama või mängima kuskil veel. Viisin just auto ära ja kui me siin check-in'i tegime, siis tuli just parasjagu mingi 20 Soome venskarit siia sisse, nii et ma ei tea, kas see oli kõige parem valik, aga sellel ajal, kui me sõitsime, siis me vaatasime, kuhu me võiksime ennast
ööseks siis kirja panna ja Vaasa oli teine valik ja siis seal läksid spaas kinni juba, nii et saime tuppa, ma näitan teile siis room tour'i ja milline see tuba siin on. Kohe kui sisse tuled, siis siin on mingi kapi osa. Panin praegu selle käru siia, mahtus kenasti ära, siis kohvrid, üks voodi, mis on siis mõeldud nagu Hugole voodi, ehk siis lapsele sobilik voodi siis. Siis on mingi laud, mingi telekas, siin on rõdu, voodi, mis on siis, vist on kokku lükatud 2 voodit, ma ei tea. Igal juhul selline ta on. Ja vannituba on selline. Mega päike on siin. Selline vaade on mingitele katustele. Nii nagu ma enne ütlesin, siis just saabusid siia mingi bussitäis Soome turiste ja vist on hotell täis ka. Kõndsime spaas ka mööda, see oli niisugune ka päris palju inimesi seal oli, aga tundus, et ujumiskohti oli ka mitmeid seal, et mingid mullivannid ja suur see mingi ujumisbassein või ring, mida iganes. Alati, kui ma käin Ripsmetes, siis samal päeval on silmad niisugused nagu oleksid udused või nagu pohmellis silmad oleksid, ma ei tea miks. Igal juhul. Ma nüüd hakkan toitma Sannat, vaatan palju ta süüa tahab. Ma ise tunnen, et ma tahaksin talle väga süüa anda, aga ta tee peal sõi pudelist natukene. Nii et vaatame, kui suur nälg tal on ja siis vaatame edasi. Teised läksid ujuma juba. Mina vist üldse spaasse praegu ei lähe, ma ei tea, kas ma üldse lähen. Beebiga ma vist ei taha siia minna, kui siin nii palju rahvast on ka ja ma ei ole kunagi varem temaga käinud ujumas. Et ta saab järgmine nädal 3 kuuseks, ma ei taha vist minna ka veel siin siis. No ühesõnaga, vaatame seda asja. Aga toidan ta ära ja siis, kui nad ei ole veel tagasi tulnud, siis äkki käin õues Tiiru temaga juba jalutamas. Ja siis me lähmegi peale nende spa-käiku mängima, sööma, jooma ja linna peale. Et siis me rohkem siin ei ole ja siis äkki hommikul on veel üks ujumistiir. Nii et niisugune plaan on praegu. Jõudsime õue. Beebi jäi muidugi enne magama seal hotellitoas. Aga tulime ikkagi õue natuke jalutama. Siis ma saan natukene Pärnut siin vaadata ja nautida. Teised on ikka spaas. Mul on mega suur kott. Ei saa kuidagi näidata kaasas, sest et arvasin, et nad kohe lõpetavad spaas olemise ja äkki me suundume pärast õhtusöögile linna peale. Ja mingi skateparki ja siis tahaks sinna ranna äärde minna tegelikult ka mängima. Aga mu õde just sats pildi ja kirjutas, et nad on mingi baaris seal Hugoga ja hängivad, nii et tundub, et neil on lõbus ja et nad ei tule veel nii pea välja sealt. Nii et jalutame siis natukene, vaatame, mis me teha jõuame selle ajaga. Ilm on selline suhteliselt sügisene. Ühesõnaga see kott võin siia. On suur, sellepärast võtsin kõigile vahetusriided, välja arvatud mu õde, aga endale igaks juhuks, kui midagi siia peale läheb, beebipiim või midagi. Hugole, beebile, kõik said endale vahetusriided. Ma vist panen selle sinna alla kasti, sest seda kaasast asjad on suht raske ikkagi. Ja nüüd ma hakkan podcasti kuulama ja naudin siis. Hommikust me lähme sööma. Väga metsik öö oli. Väga palju ülesärkamist oli ja tegelemist seal.
ja nüüd ma otsin siin mingi lifti üles, see hotell on natuke nagu labürint. Jah, leidsin lifti üles, lähen lifti, teised lähevad trepist, sest et Hugo keeldub liftiga sõitmast või noh, talle ei meeldi väga, tal on üks halb kogemus olnud ja kui ta saab, siis ta valib mitte liftiga sõita. Ja me lähme hommikusöögile, et vaatame, mis see hommikusöök näitab. Kõrgeid otseid ei ole. Hommikusöögil ma midagi ei filminud, sellepärast seal ei olnud mitte midagi filmida. Suht õudne või nagu mõned influkad ütlevad horrible. No okei, seal ei olnud midagi ilusat, ütleme nii. Seal ei olnud midagi head ka. No, aga ma räägingi enda arvamust. Ja siis ma proovisin kohvi juua, aga ka see jäi sinna. Ainuke hea asi oli see, et ma sain keevat vett, et Pepile teha toitu. Ja nüüd, kuna ka spa tehakse alles kell 10 lahti ja kell on 9, siis me tulime välja ja lähme kõnnime kiirelt pastoraati ja sööme seal ja joome seal. Me oleme siin selle skatepargi juures jälle. Ja Huksik tegi siin kiire tiiru. Ja nüüd lähme edasi või? Yes. Pärast saad jälle läbi tulla siit. Nii et lähme sööme ja joome seal midagi mõnusat. Ja siis lähme tagasi ja lähme Hugoga spaasse, sest Hugo tahtis minna MC-ga spaasse täna. Eile käis tädiga. Ja beebi magab ja on täitsa okei. Ilm on täna selline väga sügisene, mingi 15 kraadi. Ja Pärnu on täitsa tühi. Paar inimest siin kuskil liigub. Aga sellegi poolest on mõnus olemine. Meil on söömas käidud. Pastoraat oli väga mõnus ja tore. Sai kõvasti täis. Hugol on muidugi mätsinud ja söönud jälle. Ma ei tea, millest tema küll elab, aga me peatume jälle korraks siin mängukal ja lähme tegelikult edasi sinna spaasse, sest Hugo tahab väga ujuma minna ja kell on 11:30 juba, nii et meil väga palju nagu aega ei olegi. Peame kiirustama tagasi. Aga ilm on niisugune. Ja vaatame. Ma olen siin juures. Ma sinna täitsa ei tule, aga ma olen siin ees Hugo. Tulen nüüd all.